No nii, ma pole bloginud täpselt 6 aega ja teatud põhjustel. Alguses ma lihtsalt ei tahtnud blogida ja pärastpoole mul lihtsalt ei olnud aega. Mul oli vahepeal töömaraton. See bipolaarse aktiivsuse maniakaalses faasis on täiesti normaalne minu jaoks, et ma vahepeal teengi selliseid töömaratone, ehk siis mingi üle nädala järjest siis paugutan tööl, ehk siis põhimõtteliselt elan tööl. Aga mis siis siin vahepeal selle 6 ajaga on juhtunud nagu? Mul käis kiirabi, mul oli äge ärevuse häirehoog, mis oli nagu, mul ei ole mitte elu sees kunagi sihukest asja olnud. Panen ka kohe video, kuidas mul käed värisesid, mul telefon, ma ei suutnud isegi 112 nagu vajutada. Mul pea ka tudises. Ühesõnaga ülimalt halb oli olla, sihuke tunne oli pigem, et ma olin enda kehast väljaspool, ehk siis lihtsalt jälgisin, vaatasin seda tudisevat keha. Taastusin ma umbes, kogu ma taastusin, 4-5 päeva ma kindlasti taastusin. 3 esimest päeva ma olin kodus, isegi 4 päeva ma olin kodus. 5. päeval ma juba läksin tööle, psühhiaater oli mulle välja kirjutanud diasepaami abil, siis sain nagu tööl olla. Mul nagu viimasel ajal on tekkinud ärevus rohkem massi rohketes kohtades, ma töötan ju keskuses, ilmselgelt seal on hästi palju rahvast nagu mass. Aga mul on miskipärast seal, sellepärast on hakanud viimasel ajal tekkima ärevus. Ma ei tea, millega see seotud on. Aga igatahes mul on välja kirjutatud uued rohud. Mu raviskeem muutus, ma vahepeal käisin ka psühhiaatri vastuvõtul. Raviskeem muutus, mulle lisandus juurde üks antidepressant lisaks juurde siis, kuna ma ju võtan antidepressanti akomülatiini ja nüüd ma siis võtan fluksi veel juurde. Siis peaks nagu rohkem ärevust aitama nagu tagasi panna. Ja olansapiin, ehk siis see, mis siis pidurdab natukene mu neid aktiivsuse maniakaalseid faase. Mul oli siin päris hullumeelsed mõtted juba, igasugused nii räiged challenge'id olid mõeldud, et nagu ma veel ühe korra kordan, ma ei ole ohtlik teistele, ma olen ohtlik iseendale nendes faasides. Selles faasis õigemini. Ka depressiivses faasis ma olen iseendale nagu ohtlik. Teistele ma ei ole. Vot, ja mis siis veel on olnud, ma olen vaikselt tagasi hakanud iseendale tooma iseennast. Mu enesehinnang on natukene tõusnud juba. Ma olen hästi palju hakanud hoolitsema enda eest. Ma näonahaga tegelenud, nagu näete, mul on nüüd ka küüned. Ma tunnen ennast palju paremini oma kehas. Ma tunnen lõpuks õnne, et ma olen elule tänulik, kus punktis ma praegu asun. Mu elu muutub ja see on ülimalt äge, kuidas ta muutub. Ma lihtsalt nagu mõtlen selle peale, et aasta tagasi ma ei oleks endale ette kujutanudki. Aasta tagasi ma olin üldse Raja tänaval haiglas. Mõtlesin, et ma teen selle kohta ka mingi eraldi nagu blogi, mis siis muutunud on aastaga. Ma ei tea, juhuslikult, kui ta tõesti teid see huvitab, siis palun andke märku mulle sellest. Kirjutagegi, et Raja tänava vlog aasta pärast. Vot. Ja ma nagu kõikide plaanide asjadega ma ei saa nagu jagada veel, aga mul on hästi palju projekte tulemas. Mul on 2 koostööd tulemas, ehk siis üks tuleb emafirmaga, teine tuleb ühe ristoga. Tuleb koostöö.
ja siis mul tuleb ka enda tööga seoses tuleb natukene rohkem sihukest pildil olemist ja nii edasi, mis on ülimalt äge. Ma olen alati unistanud sellest ja tõesti mu unistused lähevad täide viimasel ajal. Üliäge. Mis nende unistuste juures tulles korra tagasi, siis olge palun ettevaatlikult oma unistustega. Sest mul tuli meelde, et kunagi miskipärast väiksena, ma ei tea miks ja kui imelikult see ka ei kõlaks, aga no ma olin 10-aastane arvatavasti. Ma soovisin saada narkomaaniks. Ja fuck off. See unistus tegelikult täitus. Et jah, ja ma unistasin mingisugustest haigest suhtest, see ka täitus põhimõtteliselt, et ma tegelen selle probleemiga psühholoogi juures, et jah, see on hästi imelik ja ilmselgelt ma juba põhjuseid tean, miks ma nagu niimoodi ka käitusin või niimoodi mõtlesin. Aga kuna ma lubasin oma perele, et ma ei too päevavalgele hästi palju perekondlikuid teemasid avalikult, siis ma üritan kuidagi neid ümber nurga kuidagi rääkida teile. See oli nagu ainuke mu vanemat või perekonna soov. Vot. Ja siis ma ei tea, ma olengi siuke väike happy-päppi tüdruk, et liigun edasi, vaatan ringi. Mul tuleb augustis. Ja, ma enne sõdisin temaga, et üldse vlogi hakatagi filmima. Ta on liiga lärmakas. Ja, augustis on mul tulemas koolis koolivistlus. Ma arvan, et ma võin seda juba avalikult ka välja öelda, et ma lähen kandideerin kokaks keskhariduse baasil. Kas ma kunagi oleksin mõelnud selle peale, et ma lähen kokaks? Ei, ma ei ole selle peale kunagi mõelnud. Aga kuna mu tulevikuplaanid on keskendunud rohkem köögile, ehk siis rohkem nagu sellele poolele, siis oleks hea omada kokapabereid, et ma teaksin natukene seda seda köögi südame poolt. Et jah. Ja praktika koht on teoreetiliselt olemas mul juba, kindlasti mitte minu töökoht. See oleks kõige easy-peasy üldse asi, mis olla võib. Võib-olla, ma ei tea, kui ma läheksin niisama et lihtsalt paber kätte saada, siis võib-olla ma tõesti teeksin oma töökoha juures seda praktikat. Aga ei, ma lähen sinna teadlikult, ma tean, et mida ma sealt tahan saada ja ma tahan kogemust saada. Seega, nii on. Võt, aga selle kanali jaoks ma ikkagi filmin challenge-eid. Üritan vähemalt neid teha. Siin praegu olengi natukene filminud challenge'it. Praegu ei hakka ette spoilima, sest et see on minu meelest juba läbi kukkunud challenge. See on nagu päris reaalselt, see on nagu juba läbi kukkunud, aga pole hullu, ma filmin seda ikkagi edasi, et te näete, et see on täiesti fine, et sul kukuvad asjad läbi. Ma kaua ma siin filmingi, 3 päeva vist äkki olen seda juba filminud ja ma juba tean, et see on päris kukkunud üritus. Aga vahet ei ole, ma niikuinii monteerin teie jaoks selle ära, ma näitan teile, et kui ägedad mõtted võivad paberi peal olla ja mis siis nagu edasi võib saada. Nii, aga mis mul veel? Sügisel teoreetiliselt ma tahaksin lasta käiku ühe suure projekti. See projekt nõuab hästi palju raha minu taskust. Ja ma ei teagi nüüd, kuidas ma saan, sest et ma tahaksin ausalt öeldes tätoveeringu lõpuni ära teha siiamaani, et siis mul nagu tuleb siuke sliivilaadne asi. Võt niimoodi. Aga ma ei tea, ma pean mõtlema selle peale, kui keegi tahab mulle raha anda, siis andke. Või no ma selle kontonumbriga jätta. Siia avalikult ei jätta, võite mulle kirjutada, kui tahate annetada mulle.
või siis ostke Jagast. Jah, ostke Jagast mult asju. Jaga konto peal on mul mingisugused riided ülisoodsa hinnaga on loomulikult mingi, mina ei tea, maks võib-olla alla 10 euro on kõik. Ainukesed vist äkki uisud olid 15 eurot. Vot. Aga jah, see sügisel projekti, mis ma tahaksin nagu käima lasta, peaks mulle nagu päriselt tulu ka hakkama tooma, sest et sinna läheks igakuiselt päris suured summad sisse. Kuna YouTube'i vlog'e ma teen lihtsalt hobi jaoks, lihtsalt niisama, siis tolle eest ma ikkagi tahaksin juba natukene midagi teenima ka päriselt hakata. Aga sinna on algkapitali 300 eurot vaja, 320 vist isegi äkki oli. Ja mul on igal pool 320, teate, kus on 320. Perekonnanime vahetus 300 eurot. Äkki oli 200 millegagi oli. Ja ma tahan perekonnanimega vahetada, by the way. Aga ma ei tea, kas ma jõuan see aasta selle ära teha või kuidas, sellepärast, et mul on nii palju väljaminekuid nagu projekti raames. Ja ma mõtlengi siin nüüd, et kuidas siis nagu natukene oma rahaasjadega korda saada. Kindlasti tuleb ka mingi aeg juulis mu reisivlog Soomest. Ma loodan, et mul sõbranna lubab vlogida. Ma ei tea. Ta ei ole väga selle üle õnnelik, ma arvan. Aga ma proovin. Ma loodan, et mul tuleb välja. Kui ei tule välja, siis see on niimoodi. Siis me peame arvestama ka teiste inimeste olemisega. Me ei saa päris niimoodi, et mina nüüd filmin vlogi ja nii on. Ei, see on ikkagi nagu minu enda mõeldud. Võt niimoodi, aga põhimõtteliselt praegu siis ongi projekti järel. Mul põhimõtteliselt vaba aega väga palju ei ole. Ma suht olengi mingi telefonis teen midagi, monteerin. Mõtlen mingit uut contenti välja selle kanali jaoks. Ja suke lihtsalt olen ilus ja naudin elu. Võt nüüd ma võin küll öelda seda, et nüüd ma naudin päriselt elu ja ma olen nii tänulik kõige üle, mis ma olen nagu for real. See on nagu see hüpe, mis on nagu aastaga toimunud, see on kõva. See on ausalt, see on kõva. Ja jah. Aga vaatame siis juba järgmine kord. Kusjuures, kui tahad viitsite, lugege ära mitte korda, aga ma ütlen vlogi jooksul ausalt, öelge mulle. Sest minu meelest meil on nii palju agasid. Pidavalt, aga. Päris huvitav oleks teada saada, ma ise arvatavasti viitsin seda. Järgmise vlogini siis see challenge, mis nüüd tuleb tegelikult, see peaks 6 aja pärast tulema, aga ma usun, et ma mingi kogemusvlogi ikkagi lasan välja ja arvatavasti ma teen selle psühhiaatrikliinikuga seoses. Ehk siis vaatame, kuidas nagu hüppeliselt on muutunud nagu mu elu aastaga. Kus ma olin siis seal kord. Kus ma olin aasta tagasi, kus ma olen praegu ja mis siis nagu muutunud päriselt on mu elus. Siis võib-olla te saate aru, et tegelikult see rajatänaval pikutamine on päris okei. Tegelikult ta ongi okei. Vahepeal mõtlen küll, et nagu puhkus võiks seal pigem mööduda kui kodus. Et jah, aga järgmise vlogini siis aitäh teile, et vaatasite.